öine sõit on alati raske. Eks hommik näeb, mis siis kestis või kuidas läheb. No vaata, ma arvan, et me saame nad seal esimese augus juba kätte. Proloogisõit läks täna, võib rahule jääda, ütleme nii. TR1 neljas tulemus täna. Kaotused ei ole mitte väga suured seal pikale trassile minnes. Kaotused on kõrged. Kõik on käe jala pärast, kõik on olemas. Arvuti ja välikompuuter ja kõige tähtsam on see kiib, see millega aega kirja panna. Proloog oli vägev, Buda oli põlvini. Mõni koht oli natukene sügavam kui vaja, et sai autot uputada ja ennast sai ka korra ära uputada. Ei tohi, igale poole ei ole mõtet astuda, kui autos ei ole. Autos oleks kõrgemal natuke. Autos jääb vähemalt varvad äkki kuivaks, et nii palju on rõõmus. Aga seier tiksub. Võistlesid kõik võistlusklassid koos. TR1, TR2, TR3 ja vaba. Kõik segamini. Seda tuli pika aja oli meil ka lõbusam sõita, sest muidu me sõidame 4-kesi, 5-kesi, nüüd siis sai sõita 30-kesi. Formaat oli mõnus, ei olnud väga pikk, ei olnud ka väga lühike. Rada ettevalmistus oli väga hea. Meil algas sõit muidugi väikse upervalliga, esimeses või teises kurvis. Saime oma auto katuse peale korra, aga siis saime püsti tagasi ja lõpuks isegi võistsime. Offroad sa ei saa võita üksi sõites, sest suga võib ükstapuha mida juhtuda, kus sul on vaja kellegi teise abi. Ja kui sa ise ei ole abivalmis teiste vastu, siis ei ole kunagi keegi sinu vastu abivalmis. Tõmba kähku välja! Et kui sa lihtsalt silmad kinni sõidad ainult oma sõitu ja kellegi abikätt ei anna, siis minu meelest on see sigatsemine. Et alati, sa ei saa sõita inimesest mööda, kui ta vajab su abi, loomulikult sa küsid. On olemas ka, ütleme nii, et viisakamad tüübid, kui nad näevad, et nad saavad ise välja. Et su abi ei vaja ja tahavad, et sa sõidad koha peale, siis nad loomulikult ütlevad viisakalt, et sõitke edasi, et ei ole vaja. Aga loomulikult, kui keegi on hädas, siis metsas ei ole ühtegi muud abikätt võtta kui teine võistleja. Et minust on see mõnes mõttes kohustus, see on kirjutamata reegel, et sa pead aitama. Meie sõitsimegi seda 50 kilomeetrit selle viimase 400 meetri nimel, et saaks natukenegi offroadi tunda. Meie masina jaoks oli see rada kahjuks lihtsalt sõida ja vaata ja uuri. Et kuna oli pime, siis välja muidugi ei näinud, aga õnneks oli meil ees Silver ja D90, kes vedasid kogu meid. Meil oli hea nende järel sõita, sest ise me liikusime tunduvalt aeglasemini, sest sellisest suurest autost on väljavaade piiratud, sa ei näe midagi eriti oma ette ja sõidad suht taskusse. Et nendel väiksematel masinatel on, neil olid ka paremad tuled ja neil oli pimedas mõnus on manööverdada. Nende järel saime ka meie sõita väga kiirelt, nendega ühe hooga. Ja siis meile oligi jäänud see viimane 400 meetrit, kus nemad vintsivad ja me ainult sõidame. Ja tunneme sellest lõpus veel mõnusat mõnu. Et see oli meie jaoks väga mõnusat sai korra 400 meetrit tunda mõnusat offroadi ja sõita lihtsalt mõnuga. See on väga lahe. Võistlus läks hästi, võistlejad on metsast väljas.